tere, kaunis kuulaja, sa kuulad Žanda kanaldust. Ja siis see juhtus. Ma kaotasin mõneks viivuks kõnevõime. Elu oli otsustanud taas mu jalge alt vaiba ära tõmmata. Kas tegi ta minuga meeldivat nalja või oli mul miskit märkamata jäänud? Ma võtan viivuks pausi, et pilk eelsele pöörata. Me sünnime ilma kaasas nimekiri, keda ja mida oma teel kohata. Mänguhoos ja lustimises kulub nimekiri, mõnikord kaob ja suigume unustusse. Kõik meie lapsepõlve mängud peegeldamas tuleviku kohustust. Proovime aastate möödudes ennast küll jõu, küll survega paigutada teiste ette antud ja määratud rajale, mustrisse. Me nimetame ennast headeks inimesteks, väärt kodanikeks ja õnnestujateks. Me kehad väsivad, sest kuulaja meie sees on vaata et löönud käega. Ma tõmban kosutava hingetõmbe ja leian enda seest julguse. Tirin pimedalt toalt eest kardinad. Kisun kapi tagant välja peegli. Pühin sellelt tolmu maha ja jään põrnitsema vastu vaatajat. Minu sees mus kukub märetsema. Ta tahab saada ära. Ta tahaks lapsepõlve mängu. Ei, ta ei soovi tagasi lapseks saada. Et kesta vastutamatust. Ta tahab sellesse hetkesse, kus mäletaja alles oli. Aastate möödumine ei röövi meilt võimalust realiseerida südameunistust. Unustus on meie kõige suurem vaenlane, kes tirib meid salaja nurga taha suitsetama, õhku paksuks tegema ja maskeraadile kukkuma.
oleme avanud sünnikanalid madalsageduslikele hingedele. Koroonavaktsiini tagajärjel kehast lahkunutelegi kes tulevad kokkuvõtet tegema enne, kui ruum neile kitsaks ja võõraks jääb. Ja ruumi all pean silmas planeeti Maad. Minu süda laulab rõõmust, nähes tema pöörast sagedustõusu ja selle üle uhke olemist. Sageduse hoidmist ja hoitust. Mu hing heliseb rõõmus, nähes, et eakad ja valgustunud ja erilised hinged kehastuses on kohtuma hakanud. Nende omavaheline kohtumine annab kosutust. Annab sõnadeta jagamist, igatsuse lohutust, mida on käidud ehk isegi ebaõiglaselt palju kehastusi. Ülesanne on olnud väljakutsuv. Tervitan ja tänan ja kummardun ülimas tänulikkuses, et nood hinged oma kehas endiselt vibratsiooni hoiavad. Ruum on olnud ja on väga paljudele veel endiselt õel, kuri, lõhkuv, frustreeriv, väsitav, kurnav. Lootusetust tekitav. Pole kohta, kus olla. Pole kohta, kus lõõgastuda. Pole pausimomenti. On ärevus häirest. Äritsev. Madalsageduslik hing. Kes paiga energiale rasket unetekid alla tõmmanud. Nad valgustunud kõrgsageduslikud erilised hinged kannavad oma raku tasandil endiselt ebapiisava olemise tunnet, väärtusetuse tunnet, üleliigset tagasihoidlikkust oma ülimas alandlikkuses.
Nad on väsinud, et ruum neid tõukab ja togib. Neile pidevalt kõrva karjub, et nad pole siin teretulnud. Viskab neid oma suva järgi ruumist välja ja paneb paratamatult kogema väljaviskajast üle ajavat väärtusetuse tunnet, ebapiisavust. Mõnikord läheb segamini ja ruumist välja tõukamise järel võetakse kaasa või jäädakse mäletama. Väljaviskaja sees laiuvat puudulikkust. On kogetud nii kaua huvitamatust, otsitud meelte lahutamist, aga sõnad vajama, soovima, aktsepteerima, austama on nii võõrad. Et kõrgsageduslike hingede keel, liigutused, kõnemaneer tunduvad teistele kui tulnuka rahva omapära. Nad näevad neid erilisi hingi sobimatutena, sest nad ei sobitugi. Nad ei sobitu süsteemi. Nad on süsteemist vabad. Nad on lõhkuvast süsteemist vabad. Nende seesmus on lõpetanud lõhkuva süsteemi kestmise ja peegeldab toetava, hooliva, armastava, tervendava süsteemi mäletamist. Kasutasin kriitilist sõna armastus. Nii nagu sõna vaimsus on käinud läbi korralikust solgiämbrist, on sama juhtunud sõnaga armastus. Me topime seda keelele kui ahelsuitsetaja sigareti järel. Väites, et oleme täielikult teadlikud, mida see tähendab, mida see endaga kaasa toob ja kust ta alguse saab. Armastus on lihtsas võtmes aktsepteerimine. Totaalne aktsepteerimine.
looja on armastav. Kurjus puudulik, puudulikkus, ebapiisavus, vihkab, aktsepteerimist ehk armastust. Kui mu sees mõngub väike piiskki viha või ma vihastun või ütlen, et keegi ajab mind vihaseks, siis on mul veel ruumi armastuse tiigist rüübata ehk õppida armastuse tähendust ja saada teadlikuks, mis on armastus, kuidas armastust omaks võtta ja kuidas seda jagada, kuidas aktsepteerida ja kuidas olla iseenda poolt aktsepteeritud. Jätan kõrvale nartsissistliku imetluse, mis saab alguse jõhkrast puudulikkuse tundest. Haiglaslikust tähelepanu janust ja rängast lapsepõlvetraumast. Armastus on seisund, kuhu ollakse välja tervenenud. Armastusele tõustakse, vihale kukutakse. Armastusele kasvatakse. Vihale pudenetakse. Sama himuline on pidevalt vihane. Ta tahab saada ja kardab ilma jäämist. Armastaja, armastussagedust kandev kehastus ajab vihased tüübid pöördesse. Nende hirm ilma jääda ja tahtmine rohkem saada kasvab nende kõrval. Armastuse energia kõrval. Madalsageduslikud hinged, kes sünnivad. Järgmise 70 aasta jooksul tunnevad suurt ebamugavust planeedile Maa tulemisest. Nad proovivad jõumeetodiga kanda kinnitada. Pisikeste beebidena võivad nad olla tihti haiged. Ja palju nutta. Sest kõrgsagedus surub neid nii, nagu varasemalt sai kõrgsageduse kandja madalate energiatega pihta. Pooled on pöördunud. Tegemist ei ole kättemaksuga, tagasi tegemisega, proovile panemisega.
Nad kehasse tulevad madalsageduslikud hinged vajavad kokkuvõtte tegemist. Enne sügavale une tasandile suikumist, kus mängud saavad olema verised, jõhkrad, väljakutsuvad. Ent looja, kes aktsepteerib vaba valikut, laseb kurjusel juhtuda, et samas mõõdus, kui tõmmati lahti kuritahtlikkust, avarduks heatahtlikkus. Et ruum laieneks. Paralleelselt juba praegu kehastuvad tärganud hinged. Need, kes mäletavad. Mäletavad uut tulemist ja pole grammigi enam nõus mängima sõjamänge. Nad on sünkroonis maaema kerkinud energiaga, mäletamises oma missioonist. Ühenduses oma tähekoduga. Ja ainus, mis neile ebamugavust veel tekitada saab siinsel maisel tasandil, on enamasti ta vanemad, pereliikmed, sugulased, lähedased. Kes nimetavad süsteemist väljas oleva ehk kontrollitud süsteemi sobimatu lapse imelikuks, teistmoodi. Häbenedes tema kõne ja olles kohmetu küsimustele, mida pisike inimhakatis võib küsida. Või juttudele, mida pisikene räägib oma mäletamisest eelmistes kehastustes või paigast, kust ta tuleb, milliselt planeedilt ta on saabunud. Ja vanemad, kes selle lapse suunavad psühholoogi juurde. Lõikavad oma karmamängudega uue sagedustõstja. Missioonilt maha lõhuvad tärganud hinge ära. Nad kui võtaks
erksa tänavalaterna ja pistaks selle oma kodukeldrisse peitu. Või varastaks tänava valgusti seest valgust andva pirni ära. Sest nad kardavad oma saladuste välja tulekut, sest nad kardavad homset päeva, uudsust. Nad kardavad hukkamõistu, ilma jäämist. On huvitav täheldada madalsageduslike hingede raha külge klammerdumist. Inimesel, kellel midagi muud ei ole, kellel puudub enesekindlus, endast lugupidamine, enesesuunaline austamine. Proovib rahaga ümbritsevaid ära osta, väänata, oma pilli järgi tantsima panna. Et jumala eest millestki ilma ei jääks, midagi välja ei tuleks, miskit kaotsi ei läheks. Et nendel tärganud hingedel on täiesti ükskõik rahamängudest. See ei tähenda, et nad ei austa raha, vastupidi. Nende austus raha suunal on niivõrd suur, et nad ei suuda eritabast energiat solkida. Seda enese kasuahnuseks ära kasutada. Raha on neile midagi, mis aitab evolutsiooni. Aitab individuaalset kasvu edasi viia ja maaema tõusnud sagedust hoida. Teha ruumi tärganud osalistele ja nad kokku tuua, koos töösse suunata. Madalsageduslik hing ei tea, mis on koostöö. Ta vihkab koostööd. Ta tahab ise. Sest ta on isekas. Jah, mitmeid sajandeid kehastusi on tärganud hinged, kõndinud iseseisvalt oma teed ja vastutanud iseseisvalt röögatu palju ülesannete eest. Mitte sellepärast, et nad kardaks koostööd. Ja mitte sellepärast, et nad tahavad ise. Vaid nad on olnud kui üksikud majakad, kes tervele merele ja linnale on valgust hoidnud. Kes on avasülel oma valgust jaganud kõigile, kes soovivad randuda. Ent nõudmata kohustuslikus korras randumist. Kellegile vastu tahtsi. Isekas lõhub iseennast ja lõhub keskkonda ja lõhub ümbritsevaid. Oma ise
jutumärkides teadlikkusega või isetegevusega. On hästi lihtne neid kahte poolt segamini ajada. Madalsageduslik hing süüdistab tärganud hinge ränk tihti oma puuduses, oma isiklikus puuduses. Peab ta kangeks, peab teda rumalaks, laisaks, ükskõikseks. Erakuks, eraklikuks. Ta ei mõista. Ja kõike, mida ta ei mõista, seda ta kardab. Ent teadlik, tärganud hing andestab mõistmatuse. Täpselt nii nagu looja andestab saatanale tema mõistmatuse. Ühe poole vaatenurga, kes janutseb valitsemist, aga looja ei valitse, looja juhib. Kasvada juhiks on uhke tunne, täis tänulikkust ja märkamist, juhtida igale hingelisele temale kuuluvat teekonda, muuta nähtavaks iga hingelise individuaalne teekond ja juhtida teda seda kõndima, sellel kõndima, kuniks ta on valmis iseseisvat samme tegema. Juhi roll on ajutine. Juhil on omadus lasta lahti, kui hingeline on kasvanud küpseks, iseseisvateks sammudeks. Ta ei klammerdu. Valitseja klammerdub. Valitseja tähtsus sõltub tema alluvatest. Juhil pole alluvaid, juhil on alistujad, vabatahtlikud. Aitäh, kaunis kuulaja. Ole hoitud, ole kaitstud, ole armastatud. Sa oled mulle oluline.